tuppa unejutud Reimoga. Tänases episoodis on lugu kahest ehitajast, kes tegid parkuuriparki. Tegelikult on nii, et päris pikalt ei ole tulnud ühtegi vlogi või mingit videot selle kohta, mis saalis on toimunud, aga tegelikult on päris palju toimunud. Ma teen sellise kokkuvõtliku video, et mis on tehtud ja loodetavasti ei ole väga igav vaadata. Aga viimane video oli siis umbes 2 kuud tagasi ja siis oli tulemas Akrospark. Ja minul läks sinna hästi palju energiat, aega, mõtet, kõike, et siis jäi nagu parkuuripark natukene siin seisma, veits tegemine. Ja pärast Akrosparki oli natuke raske jälle joonele saada. Et siis ma nagu vaikselt käisin siin tegemas ja ei olnud nagu tunnet, et tahaks filmida ja rääkida ja teha. Aga midagi sai filmitud, midagi sai tehtud, et siis siin võtamegi nii-öelda kokku. Millest ma räägin? Viimane video jäi pooleli, kui pidime hakkama siis vineeri paigaldama, aga selle ma mõtlesin ümber, sest mõned asjad olid vaja põranda külge kinnitada. Nad ei olnud päris paigas, sest päris paika me pidime panema torude järgi. Ja kui vineer on peal, siis sa ei saa maasse kruvida ju, seespoolt vähemalt. Et siis tegelikult käisime vineeri sortimas ja siin lähebki suur aitäh Martinile, MTÜ AK Rahingest, et neile kuulus Tartu sisepark, skatepark, ja kahjuks too park läks kinni. Rahinge tüübid muidugi ei tegelenud ainult selle sisepargiga, vaid neil on ka ju Rahingel Wakepark. Ma ei ole kahjuks sinna jõudnud, mul on piinlik veel, aga reitsilt äge koht, mis nad on teinud. Ja just hiljuti nad tegid väga ägeda video ka, et ma panen selle kirjeldusse. Vaadake, tooge üle, ta on päris äge. Aga Martin oli nõus andma meile igast vineeritükke, et nad olid pargi lahti võtnud ja kõik oli ilusti ära ladustatud ja siis me käisime seal sorteerimas. Igatahes seal siis me käisime mõõtmas, joonistamas, mõtlemas, et saime mingi laadungi peale ja käisime Taneli töökojas neid lõikamas mõõtu. Et siia tulles oleks lihtsalt põhimõtteliselt külge kruvimine. Kui ma üks hommik siin hakkasin käima, siis vaatasin, et pea pool on puudu. Ma teadsin, et me olime vähem arvestanud, aga et nii palju vähem. Siis ma võtsin uued mõõdud, kõik särki-värki, käisin jälle sortimas ja jälle samamoodi Taneli töökotta lõikasime ära ja nüüd õnneks on kõik olemas. Aga siis vahepeal jõudsid meieni toruklambrid ja siis käisimegi torusid ostmas. Keda numbrid huvitavad, siis me ostsime toru umbes täpselt 60 meetrit ja toru mõõdud on niimoodi, et välisdiameeter on 34 millimeetrit. Ja see toru sein, toru paksus on 3 millimeetrit. Et ta on siuke suht õhuke toru. Mulle meeldib. Mugav on kinni hoida, mugav on hoogelda. Ainuke miinus on see, et ta võib veits läbi painduda, kui on pikk toru. Et siin, kes on käinud, teab ka, et 3-meetrised veits nagu painduvad läbi raskema inimese all. Aga laste on väga okei ja neile sobib ka, kui on natukene kitsam toru. Et muidu peab käega nii kinni hoidma, aga nad saavad ka enam-vähem korraliku haardu võtta. Torude paigaldamine oli lihtne ja keeruline. Et kuna me olime lõiganud kõik seal kohapeal ilusti mõõtu, olime välja arvestanud, et mõõdus nad olid kenasti, aga et kõik saada sirgeks, kõik diagonaalid paika, et ei oleks kuskil kõver loodist väljas, et sellega oli nagu skeemitamist päris palju, sest seinad ei ole sirged,
mitte miski ei ole sirge, on ju, ehitajad teavad, et kogu aeg on miski on kõver ja lihtsalt ei toimi. Aga natuke nikerdamist, vaatamist ja sai täitsa enam-vähem. Ei ole ideaalne, aga ei ole vahet, peaasi, et toimib ja püsib. Täpselt sama teema on mul kastidega ja vineerid ja kõik need ei ole ideaalsed, need saaks olla jooned, kõik saaks olla palju paremad, aga kõige olulisem mulle on siiski konstruktsiooni vastupidavus ja ohutus nii-öelda. Et siis see, et siin natukene on midagi, see nagu ohutust ei mõjuta, ta on lihtsalt silmale võib-olla natuke koledam. Aga kui siia tuleb värv peale, siis põhimõtteliselt ei saa aru ka nii, et on jumal savi. Et las ta olla nagu ta on ja mina olen vähemalt rahul. Siis, mis kaamerasse ei jõudnud, sest ma käisin trenni ajal seda põhimõtteliselt tegemas, mitte enda trenni ajal. Et siis ma pigem ei hakanud filmima. Kõik need toruklambrid, seal on siuke polt sees ja nad põhimõtteliselt loksuvad natukene lahti, kui pikalt seal möllata. Et ma arvan, et kui keerad mega jõuga kinni, siis võib-olla nad ei liigu, aga sa kunagi ei tea. Ja kui mingi rippumise ajal seal järsku peaks üks toru lahti hüppama, siis on veits pahasti. Et siis igaks juhuks võtsin kõik lahti ükshaaval, panin keermeliimi ja siis keerasin mehise jõuga kinni. Peaks püsima. Mingi aja pärast ma kindlasti kontrollin, kas liim hoiab. Ja kui ei hoia, siis panen juurde või mõtlen midagi muud välja. Ja samuti, mis kaamerasse ei jõudnud, on torude värvimine, et seda lihtsalt ei filminud. Jah. Torud said paika, siis hakkasin põhimõtteliselt viimast liffi tegema kastidele, kasti otsadele, äärtele, külgedele, neid vineeritükke panemas. Et midagi oli vaja veel lõigata natukene, mis olid nurga all. Ja veel viimased sellised kinnitused maasse. Et nüüd peaks olema kõik mega kenasti maa küljes kinni. Siiamaani, või mõned trennid on nüüd antud ka. Liikunud ei ole midagi, tundub, et on selline väga hea stabiilne. Kui kõik vineerid said paigaldatud, siis järgmine ülesanne oligi nende äärte lihvimine siin, et kus tuli nii-öelda külg tuli natuke kõrgemale või siis see üleminek oli väga selline kandiline ja terav. Et siis võtsin lintlihvi ja käisin kõik need kasti servad üle. Pealsed ainult, et need, mis on siin päris külje peal, need ei mõjuta tegelikult mitte midagi, et las nad olla. Et põhimõtteliselt ma tegin kõik vajaliku enne värvimist ära. Et nüüd on nagu värviks valmis, värviga on mul ka suured plaanid. Peas on mul see ettekujutus väga äge, aga kas välja tuleb, loodame, et tuleb. Et las ta jääb praegu üllatuseks, et kui plaanipäraselt ei lähe, siis ma saan öelda, et tegelikult too oligi mu plaan. Et üllatusi on, üks on värv, ühe kohta ma ei anna isegi ühtegi vihjet. Aga too peaks nüüd lähiajal valmis saama. Ja põhimõtteliselt siis ongi saal juba valmis. Aga, peeglid on siin. Peeglid tuleks ära võtta, see ei ole väga hull töö. Aga kõige suurem küsimus on põrandakate. Et ma ei taha jätta seda kindlasti tavalist seda puitpõrandat. Et siia on nagu valus kukkuda. Ta on libe kohati, eriti kui tolmukiht on peal. Et mul oleks vaja mingit lahendust sinna. Ma siiamaani veel ei tea, mis ma täpselt tahan sinna. Ma ideaalis tahaks põhimõtteliselt, et oleks nagu pehmuselt võrreldav tavalise muruplatsiga, aga ta võiks olla sama nagu pidavusega, tunnetusega nagu asfalt.
see nagu ei tundu üldse loogiline, aga midagi siukest saaks vaja, et kui teil on hea idee, pakkuge julgelt kommentaaridesse, et võib-olla mu mõte on lihtsalt kuskilt nagu mööda läinud ja ei ole ära salvestanud, et kui on ideid, andke julgelt teada, äkki see ongi meie lahendus. Aga tundub, et ma sain kõik räägitud. Jääme järgmist episoodi ootama ja lõpetuseks jätan kõige viimase töö, mis me Arnoldiga tegime. Ma tahtsin seda mati ala, mis siin, kus me soojendust teeme ja natuke võimleme. Et seda ma tahtsin ilusamaks saada. Et siin olid mingid väiksed matitükid ja siis olid mingid augud vahepeal ja rõveli. Ma tahtsin, et ta näeks ikka viisakas välja. Ja siis tegelesime sellega, et jätan selle timelapsi siia lõppu. Näeme järgmises.